Tere tulemast tagasi, mina olen Elisabeth ja täna me räägime siis Neitsi tähemärgist. Neitsi on 6. märk Zodiaagis, nii et ma olen oma videodega jõudnud täpselt poole peale, 6 tükki tehtud ja 6 tükki veel. Ja enne kui ma alustan, ma lihtsalt tahaks ära mainida, et kui sul on kunagi öeldud, et sa oled Neitsi või Vähk või Skorpion või ükskõik milline 12 märgist, siis see on sinu päiksemärk. Aga lisaks sellele on sul veel kuumärk, Merkuurimärk, Veenuse märk, absoluutselt iga planeet on oma märgis, oma positsioonis ja seal on veel palju teisi asju, mis sinu iseloomu ja sinu olemust mõjutavad ja sind ainulaadsemaks teevad. Nii et see video ei saa 100% iga Neitsiga samastuda, aga kui sa oled Neitsi, siis kindlasti leiad sa siit midagi, mis sinuga samastub. Alustame. Neitsid on sündinud siis vahemikus 24. august kuni 22. september. Sõltuvalt aastasse võib kõikuda paar päeva siia-sinna, aga muidu siis selles vahemikus. Nii nad on maamärk, mis teeb neist hästi praktilised, materiaalsed ja rahulikud kahe jalaga maa peal inimesed. Ja nende planeet on Merkuur nagu kaksikutelgi. Kui kaksikute puhul teeb Merkuur nad hästi suurteks intellektideks ja mõtlejateks, siis Neitsi puhul väljendub see natuke teistmoodi. Ta teeb ka Neitsist päris suure mõtleja, aga Neitsi puhul on see põhimärksõna analüüsimine. Neitsid on hästi suured analüüsijad, nad märkavad detaile, nad analüüsivad kõike ja kõike enda ümber. Nad jälgivad hästi palju, neile väga meeldib analüüsida inimesi, eriti uusi inimesi, et teada saada, kas need inimesed on nende jaoks siis head või halvad. Nad on iga asja suhtes hästi analüütilised ja seoses sellega on nad väga suured perfektsionistid. Kui nad märkavad neid kõige väiksemaid detaile, siis nad tahavad, et kõik oleks hästi joone peal ja hästi perfektne, absoluutselt igas mõttes. Nad on hästi kriitilised. Nad on hästi enesekriitilised. Nad on alati hästi veendunud, nad teevad kõike väga halvasti, nad on selles halvad ja nad ei saa mitte midagi hästi tehtud ja see on halb ja see on halb. Nad on suhteliselt negatiivsed selles suhtes, aga samas nad on hästi suured realistid, nii et see on natuke kurb. Nende reaalsus ongi see, et kõik on väga negatiivne. Ütlesin, et on hästi head praktilistes asjades ja asjade organiseerimises. Näiteks, kui te planeerite sõpradega reisi, siis tõenäoliselt on Neitsi grupis see, kes ostab lennupiletid, bookib hotellid, organiseerib kõik välja, sinna me saame niimoodi, sealt me teeme niimoodi, seal meil on nii palju aega. Nad ei usalda selliseid asju mitte kellegi teise hoolda. Aga see ei käi ainult organiseerimise reiside kohta, see käib ka näiteks asjade parandamise kohta. Nad ennem proovivad seda parandada ise, kui nad kellegi teise sinna ligi lasevad. Kui neil on kodus vaja näiteks remonti teha seinu värvida, siis nad pigem teevad seda ise, kui lasevad kellegi sinna ligi. Nad usaldavad ennast kõikidest inimestest kõige rohkem, sest nad ei taha, et keegi teine tuleks ja teeks seda halvasti. Ja seoses sellega, et nad ise nii asjalikud on, nad tegelikult ei salli inimesi, kes on saamatud. Nad ei saa aru, miks inimene ei või lihtsalt kätte võtta ja ära teha. Ühtlasi Neitsid on tihti väga suured korraarmastajad ja nende kodud näevad välja väga puhtad või neil peab olema kõik hästi joone peal, hästi sätitud, organiseeritud ja nad on korraarmastajad. Ja kui ma räägin, et nad on perfektsionistid absoluutselt iga asja suhtes. Kui Neitsidele peaks ellu tulema mõni uus inimene, siis see inimene lihtsalt ei tule nende ellu niisama ja ei saa neile lähedale. Selleks, et see juhtuks, käivad Neitsid läbi väga pika analüüsimisperioodi, kus nad vaatavad, kas see inimene sobib nende kõikide kriteeriumitega, kas see inimene on õige selles mõttes, selles suhtes. Nad ei lase inimesi endale liiga lihtsalt ligi. Neitside eest on keeruline midagi peita, nad näevad läbi kõige ja sellega ongi keeruline, et mina ei ole kunagi aru saanud, kas see on nende intuitsioon või nende analüüsimisvõime, sest Neitsidel on tihti ka väga hea intuitsioon, aga ma ei saa aru, kas nad näevad läbi inimeste tänu intuitsioonile või siis tänu analüüsimisvõimele. See võib olla kombinatsioon mõlemast. Igal juhul nad näevad läbi inimestega, nad näevad ära kõik vead, absoluutselt kõikides asjades, kõikides inimestes, kõikides olukordades. Neitside eest on keeruline jätta midagi märkamatuks. Ja see ei ole isegi see, et nad oma peas kogu aeg otsiks vigu, et nad tahaks öelda, et see on valesti, see on valesti, see on valesti. Seda võib olla ka, aga nad on lihtsalt programmeeritud niimoodi, et see tuleb loomulikult nende jaoks. Ütlesin, Neitsid on üks märk, kes minu arust vajab rutiini. Neitsid enamasti ise ka arvavad, et nad vajavad rutiini. Neile meeldib, kui nad teavad täpselt, et see kell ma teen seda, see kell ma teen seda. Nii ühtlasi rutiinist rääkides, Neitsidel võivad olla mingid rutiinsed pisiasjad, mida nad teevad omamoodi, mida nad ei lase mitte kellelgi teisel teha. Ma ütlesin, et nad tahavad kõike ise teha, et nad ei usalda teisi, aga neil on mingid rutiinsed pisiasjad. Näiteks, kuidas nad oma kohvi joovad, et nad panevad ennem sisse suhkru ja alles siis kohvi. See on nende jaoks nii oluline väike detail, et kui keegi teeb seda teistpidi, siis see ei sobi neile. Või siis, kuidas nad oma voodid ära teevad, et nad voldivad ühe ääre üle teise või midagi sellist. Siuksed pisiasjad, mida nad teevad omamoodi. Nad on alati seda niimoodi teinud ja nad jäävadki seda alati niimoodi tegema. Neitside rutiinseid pisiasju ei saa muuta. Need võivad olla tihti mingid väga idiootsed asjad, ma ei oska isegi paremat näidet tuua. Ütlesin, Neitsid on väga head enda eest väljaastujad. Ma ütlesin, et nad on kriitilised. Nad on ka hästi süüdimatud halvasti ütlejad. Nad võivad inimestele ikka väga korralikult ära panna, ära öelda. Nad ei tunne süütunnet selles suhtes. Ja kuna nad on ikkagi Merkuur, siis nad oskavad ka sõnadega ümber käia. Kuna nad on ikkagi Merkuur, on nad ka head suhtlejad. Nad võivad tihti olla mingil määral filosoofilised ei ole õige sõna,
aga nii-öelda elutarkustest huvitatud võib-olla, igasugused mingid väiksed mõtteterad või ütlemised või luuletused mingil määral, aga nad on ikkagi päris kahe jalaga maa peal, nii et igasugune surramurra neile ei meeldi. Ma toon siia videosse väga palju võrdlusi kaksikutega, aga neil on ikkagi seesama planeet ja neil on mingid asjad samamoodi. Ja ma arvan, et see on hea koht, kus võrrelda. Kui ma ütlesin, et kaksikud jätavad nendest seltskonnast teistsuguse inimesi mulje, siis samamoodi käib ka neitsiga, kui nad on väga head suhtlejad, nad võivad endast hoopis teistsuguse esmamulje jätta, kui nad tegelikult on. Kuna neitsid on hästi suured inimeste tundjad, ma ütlesin, nad näevad kõigist läbi. Nad näevad ära igasuguse emotsiooni, igasuguse mõtte, igasuguse vea, igasuguse tunde. Kui rääkida neitsidest ja nende väljanägemisest, siis nad on tihti hästi ära sätitud. Ja mitte üle võlli sätitud, mitte liiga ära värvitud või mitte, et nad ei näe välja üle võlli. Nad näevad välja alati täpselt piiri peal hästi professionaalsed nii-öelda. Nad välja alati hästi puhtad, hästi kammitud nii-öelda. Neile meeldivad kvaliteetsed asjad, nii tihti kannavad firma riideid, aga mitte sellepärast, et neil on see firma märk oluline, vaid just sellepärast, et neile meeldivad kvaliteetsed asjad ja kvaliteetsed riided. Aga üleüldiselt, kui rääkida neitsidest ja riiete ostmisest või üldse millegi ostmiseks, ma lihtsalt toon riided näiteks, siis see on üks paras katsumus minna neitsiga shoppama. Kui normaalsed inimesed ostavad T-särgi, nad ilmselt ei proovi T-särki selga, mis selle T-särgiga ikka nii väga olla saab. Seal on 4 erinevat suurust. Sa näed, milline see välja näeb, see ei ole nii oluline T-särki selga proovida. Neitsid võivad osta valge T-särgi, nad proovivad seda selga, nad vahivad ennast ka proovikabiinis peegliks 10 minutit ühelt poolt, teiselt poolt, kolmandalt poolt, neljandalt poolt, kaaluvad, mõtlevad, nad otsivad igas asjas vigu. Ja enamus aastat nad isegi osta mitte midagi, nad lihtsalt kritiseerivad, sest neile ei meeldi mitte miski. On keeruline neid asju, mis neitsile väga meeldiks. Konkreetselt keeruline missioon minna neitsiga poodi või ükskõik mida ostma. See võib vabalt olla ka mingi suurema asjaga, lähed autot ostma, see võib veel jubedam olla. Kui sa lähed neitsiga autot ostma, see võib võtta nädalaid, kuid, aastaid. No selle kõige positiivne pool on muidugi see, et nad ei osta endale jama, aga nad võivad tihti minna oma kriitilisuse ja kõige sellega minna ekstreemsusesse. Nad on väga süüdimatud halvasti ütlejad, kuna nad on Merkuur ja nad oskavad sõnadega ümber käia. Nad oskavad nii-öelda lüüa sinna, kus on valus. Esiteks. Ja teiseks nad lihtsalt igapäevaelus nad suudavad öelda süüdimatult halvasti. Näiteks, kui sa lähed neitsidega restorani, need tellivad mingi toidu, sellega läheb liiga kaua aega või neile ei meeldi. Neil ei ole mingi probleem teenindaja läbi sõimata, see toit tagasi saata ja ma ei tea, kaebus esitada. Neil peab olema kõik joone peal ja see võib nende puhul tüütu olla. Nii, aga kui neitsid jätavad endast sellise hästi kange esmamulje, siukse emotsioonitu, ma ei saa öelda emotsioonitu, sest nad on tihti väga lõbusad. Neil on tihti hea huumor. Aga nende huumor võib olla selline, millest neitsi huumorist peab aru saama. See ei ole siuke huumor, mis kõigile peale läheb. Igal juhul, kui nad jätavad endast siukse hästi hirmutava, kriitilise, raske esmamulje, siis tegelikult neil on ka peidetud pool, peidetud pehme pool. Nad võivad olla väga emotsionaalsed, nad lihtsalt elavad sissepoole, mitte väljapoole. Nad peidavad oma emotsioone, sest minu arust mulle jääb mulje, et neitsidele tundub, et emotsioonid teevad neid nõrgaks. Ja võib-olla see on põhjus, miks nad oma emotsioone peidavad. Nad võivad olla väga emotsionaalsed. Väga emotsionaalsed, isegi võrreldes teiste märkidega, palju emotsionaalsemad. Nad lihtsalt ei näita seda välja. Ja neil on ka pehme pool, aga väga keeruline on neitsile nii lähedale saada, et sulle näiteks oma pehmet poolt ja oma peidetud emotsioone. See ei toimu niisama. Nad on hästi analüütilised selles osas, kellele nad seda näitavad ja kes nad oma ellu lasevad. Ühtlasi neitsid on 12 märgist tervisest kõige rohkem hooliv märk. Nad on tihti väga tervislikud, nad teevad trenni või söövad tervislikult mida iganes. Ja ühtlasi üks kiiks, mis neil on, mida ma olen märganud, on see, et need pigem kannatavad, kui võtavad valuvaigistid. Neitsid tihti keelduvad valuvaigistid võtmast. Paljud neitsid, keda ma olen kohanud, neil on tihti hirm vere vastu. Ja ma mõtlen selline hirm, et kui nad kas või natukene endale süüa tehes noaga näppu lõikavad, näpu otsast tuleb 3 tilka verd. Nad võivad juba selle peale räigelt kettasse minna. Neile ei meeldi veri, nad kardavad seda. Ja ma ei saa nüüd öelda, et see on fakt iga neitsi kohta, aga need neitsid, keda ma olen kohanud, nende puhul peab see paika. See oligi lühidalt võttes kõik neitside kohta. Ma loodan, et te leidsite siit midagi, mis kas teie või mõne teie tuttavaga samastus. Ja head aega!